nüüd seda labotoomiat vaadata nüüd ka sellise liikuva pildiga. Ja ma mõtlesin, et ma võtan näiteks serotoniini. Esiteks on ta ju õnnehormoon ja miks mitte siis sellises toredas võtmes minna. Nüüd sa näed seda sama aju ja sa näed jälle seda punast täpikest. Näed, ta on seal nüüd natuke paremini ette toodud. Ja see on meie keha nii-öelda neurovõrgustik. Ehk need on siis need neuronid, ma tõin nüüd uue mõiste sisse. Neuronid ongi nüüd need meie siis kesknärvisüsteemi sellised osakesed, mis siis neid signaale töötlevad, annavad edasi ja krüpteerivad ja mida iganes. Ja nüüd see sama hormoon omab mingit valemit, struktuuri ja nüüd pane tähele, mismoodi ühelt neuronilt teisele ülekanne toimub. Vanasti arvati, et nad puutuvad kokku ja toimub selline nagu lühise moodi asi. Aga uuemad siis sellised uuringud leiti siis erinevate suurte mikroskoopide alt, et tegelikult nad pritsivad seda, justkui nagu pritsivad, seda keemilist aineta siis omavahel või vastavalt keharetseptorisse ja siis see serotoniini ehk õnnehormooni info kandub üle kogu sinu keha. Ja nüüd, kui sa nuusutad mõnda siis eeterlikku taime, kas siis õina, kas siis õiest, siis täpselt samamoodi tulevad need keemilised ühendid, on ju. Need ei ole enam sinu keha omad, need on nüüd taime omad. Meie haistmismeel, meie ninasõõrmetes siis kaaperdatakse need ühendid ja liiguvad nad täpselt sinna samasse limbikasse. Taimede keemilistel ühenditel on suht sarnase struktuuri sellele samale serotoniinile. Toimub täpselt samasugune ülekanne, siis neurotransmitterite abil, aga nüüd kasutatakse siis seda õliinfot ehk siis eeterlike õlide ühendeid. Tara ja täpselt samasugune toime nagu serotoniini hormoonil on üle kogu sinu keha.